Vaata oma klaasi. Mul 7 pruuti on, neid kõiki armastan ja iga päev neist ühte ma külastan. Ikka Emma esmaspäev, Therese teisipäev, Karoliine kolmapäev, Anette neljapäev ja reedel roosike ja laupäev lisake ja pühapäev on 2 Pauliineke, ikka reedel roosike. Tere full-sizerid, tere inimesed, kes jaksavad, tahavad, soovivad vaadata seda videolõiku. Sedapuhku me räägime siis kevadrännakust, mille me see aasta järjestasime või korraldasime Annikaga tänu omale väljapanekule ja siis kevadel kinnitatud otsusele. Saad aru? Tere! 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 Me tuleme neljakesi! Jaa, me tuleme neljakesi! Kes siin on? Full size! Rokkvere liigub ka. Jaa. Ka tulekul, nii et ei ole hullu. Ja keegi on selja taga tulemas. Tada! Ma olen üksi! Ja esimene peatus oli meil kogunemine muideks. Olerexi tanklas. Nii palju busse. Ja see pole isegi kõik veel. Sa raisk. Ja meie esimene koht, kuhu me peatusime, oli Jägala juga. Tegelikult mina sõitsin selle reisi kaasa Ameerika Škoda Superbiga ja mul naine sõitis siis meie Ameerika bussiga, eks ole. Et ma olin nagu vähe nagu turvatiim, saad aru, noh, mingisugune preservatiiv peab mängus olema, noh, see oli mina. Igatahes, Annika vähe tutvustas kusjuures igal pool nende kohtade väheke sükest ajaloolist külge, mis seal toimus ja nii edasi ja nii tagasi. Hiiu Kirno Kalju pinnasesse jääaetmise luistiku aluses
või luistiku peal see kose uuristatud lõõr. Ei saa öelda. Jägala juga on juga Jägala jõe alamjooksul Harju maakonnas Jõelähtme vallas, ehk me oleme siis nüüd vallas, jah? Asub umbes 5 kilomeetri jõe suunas Toome laste. Joa kõrgus on 7,8 või 8,1 meetrit ja laius üle 50 meetrit. Kalevi liivale, koht, kus tehti inetuid asju ajalooliselt. Ütleme nii, et sealne parkimine oli vähekene nagu keerulisem, sellepärast, et autod lihtsalt pidid ringi keerama ja tagasi sõitma, sest see parkimisplats oli meile väga väike. Aga jällegi lõpp hea, kõik hea, saime seal käidud, ajalugu nähtud ja liikusime edasi. Kalevi liivalt läksime edasi Kaberneme randa või Kaberneme sadamasse tähendab. Kaberneme sadamat kasutatakse hästi palju igasugustes seriaalides ja seda on nagu teleka ruudust väga tihti näha. Fun fact nagu Kaberneme sadama osas on see, et see õige rannahoone, mis oli minu arust väga siuke võimas ja suur, see põles maha. Et olen käinud isiklikult seal vanas rannahoones ka, pidutsemas võib-olla mitte, te ei suuda ära tõestada seda. Sellest pikast autost oli üks video, ma pärast näitan sulle, kus 2 tüdrukut räägivad. Issand, kui pikk auto, oh my god, see oli 8 meetrit. Ja sa ütled, et suurus ei lahe, vaadake, kui impressed Kati oli. Siin pole seda vastikat väegi, siin piisab veel. Aga siin saab puudutada mere vasti. T8 mootoriga tuleb paadi peale hoovi. Kaberneme sadamast käiks sisse suund Lahemaa rahvuspargi poole, tegelikult me kogu aeg ujusime seal külje all ja sõitsime otsaga siis läbi Kuusalu Muuksi linnamäele. See on siuke naljakas koht, mis väga vähestele jääb nagu tee peale, kuigi sealt sõidetakse kogu aeg mööda. Muuksi linnamäe osas ütleme niimoodi ajalooline koht, mõnusad maised, siuksed vaatamisväärsused nagu ja tihti peale me lihtsalt ei näe neid. Vahel tuleb elus võtta aeg maha, peatada auto, kui sa näed, et midagi võib huvitavat tee ääres olla, siis no mine ja vaata, äkki seal on midagi huvitavat.
Let's go! Parkimine muidugi Muksi linnamäel oli meil tee äärde, sest meie kolonn ei mahtunud mitte mingit pidi sinna väiksesse taskusse ära. Mina siis jäin isaga seal, muidugi, mul oli isa ju ka kaasas seda üritust vähekene eest vedamas või noh, nagu me olime vähe nagu tead kevadpatrulli patrull, ei kui kevadrännaku patrull. Ühesõnaga pull oli see, et kui me ohutuledega seal seisime nagu selle Ameerika Škodaga selle kolonni lõpus ja mul oli neoonvärvis jope seljas, siis kaugelt kui autod tulid, nad nagu kohe võtsid hoo maha, et mõtlesid, et mingisugune politsei on tee ääres ja noh, isegi jäeti seisma ja küsiti, et mis siin toimub nagu. Sealt siis sõitsime Juminda poolsaare tippu. On ikka masinad. Kogunesime, Annika jälle viis inimesed randa, rääkis natukene ajalugu, inimesed said oma fotosi võtta ja nautida värsket ilma, värsket õhku. Juminda poolsaare juurest me pidime minema algselt Majakivini, aga kui me oleksime teinud sellise väikse jalutuskäigu looduses, noh, mis ei ole üldse halb, eks ole, siis me oleksime põletanud aega ja aeg oli meie vaenlane, me pidime selle Majakivi nagu ohverdama sealt vahelt välja, et saaksime ilusti Harasadamasse jõuda õigeaegselt, sest Harasadamas meid ootasid giidid. Giidid tutvustasid meile kohalikku ajalugu ehk siis sadama ajalugu ja ka siis selle Hara saare ajalugu. Kuna minu noorust väga palju möödus Harasadama ümbruses, siis oli palju huvitavaid asju, mida ma varasemalt ei teadnud kogu sellest sadamast. Ja väga huvitavaks tegi ka Harasadama ajaloo see, et sealt maja varises ju kokku. Või see mitte maja, aga see hoone, kus oli tegelikult mingisugune generaatori ruum või mis andis nagu sadamale voolu. Tere, Riho! Kuulsaid tervitaksid!
tervitan õige ehmati. See on video. Full size. 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 Mida kiiremini me kohad läbi käime, seda rutem me saame viinistusse, nii et venitage edasi oma kumbi. Hallo, mul veel häält on. Suurpea mereväebaas ehk Hara allveelaevade sadam on siin. Oli. On siiani. Mereväebaas oli Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ajal Hara lahel ja rannikul olnud Nõukogude Liidu mereväebaas alates 12. juunist 1955 venekeelse tunnusega. Kas ma pean selle ka ütlema? Ja nii. Ja esimesed ettevalmistused baasi rajamiseks tehti teadaolevalt juba 1946. aastal. Ametlikult moodustati baas 1. septembril 1953. Esimene ülem ja esimese järgu kapten Pavel Ivanovitš Ivanov, mis ning ehitustööde järel võeti kasutusele 1956. aastal. Ja siis, mis siin uuriti? Baasis uuriti laevade füüsikalise välju, magnetvälju, heli, soojuse, optiline jälg, aga ka ülikaugside. Siis on kasarmulinnak, seal asub siis staap, klubi, kasarm, üks modelleerimise labor, söökla, varuelektrijaam, tuletõrje, depoo, veetornid, katlamaja ja muu siis nagu Suurpea külas. Saun ka. Ja siis elamislinnak ja seal asusid peredega mereväelaste korterelamud, lastetoad, kool, ohvitseride võõrastemaja, kauplused ja muud.
kohtume Loksal. Aga ei, seal sai söödud, seal sai oldud, sealt läksime edasi nagu Loksale. Loksal käisime poes. Sealt pidime Purekari Neemele minema, mis tõenäoliselt siis nagu ei õnnestunud, sest meie aeg hakkas otsa saama, pidime nagu hotelli jõudma õigeaegselt ja meil vähekene seal Harasadamas venis ajaliselt, sest ajataju nagu kadus, inimesed ostsid seal kes suitsukala, kes pitsat ja nauditi elu, ega kõik ei peagi ajaga päris nagu tasa käima. Väga ausalt. Sitaks palju. Nagu see on ausalt, ma ütlen praegu. Mul on palju rohkem lõbusam kui arvutis istuda praegu. Ja see on rikas minu poolt tulla. Hotell siis oli meie nagu selle päeva viimane peatus, mis oli Viini-Stuart hotell ja omalt poolt jälle väga õnnestunud hotell minu arust selles suhtes, et ta on siuke vene õnguga, kus peaks nagu mitte euroga maksma, aga rublaga, aga teisest küljest jällegi vaade merele, sa teed nagu lihtsalt, sa avad oma hotellitoa ukse, sa jalutad sisse, vaatad nagu põmm otse merd nagu ja ta ongi kohe sul ukse all. Vau! 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 Me on meri, me on €1 000 000 view. Miks me pidime kolmandale tulema? Selle pärast. Vau! Miljoni vaade. On jah, täiega. Ma võin teisse maja ka minna praegu. Asukoht ja nagu seltskond ja sama õhtu oli Eurovisioon, sama päev olid need WRC rallid, siis oli selle lisaks need sõnajalase kopter kukkus alla. Siuke seikluste ja juhtumiste rohke päev oli. Õhtusöök väga hea. Tuleb sitaks meelde mu kool praegu. Vaat sinna. Ära pidurda. Seal on väike tantsimispaigus võib tantsida. Okei, aga lase lahti, siin on niigi nii õudne. Oota. Sa kardad nii palju. Jaa, need lauad painduvad. Ei paindu ju. Painduvad ja sa hoiad mind nii vägisi kinni. Ma ei ole mingi vägisi kinni. Painduvad. Lähvetage! Ma hakkasin filmima.
teist tuba saada. Mina ei saa niimoodi magada. Kaheksalt hommikul oli meil hommikusöök. Tesine mõmm. Halakaru ja hirmus hommik on mul. Eile Tiina panin ma, nüüd on hirmus pahaga. See läheb nii kiiresti ära, läks ei tohi niimoodi lollitada. Ja start oli 11.15. Kuna eelmisel õhtul sai natuke napsu võetud, siis me pidime ka kaineks saama, et kaine peaga rooli minna. Noh, hommikune start, osad inimesed tegelikult läksid juba siis hommikul hotellist otse minema kodu poole. Meie veel jätkasime, me läksime Käsmu meremuuseumisse. Ütleme niimoodi, et nii detailset muuseumit, kus on nii palju niisuguseid pisidetaile, ma isiklikult ei ole omast arust nagu varem näinudki. Nagu selles suhtes, et jaa, muuseum nagu muuseum ikka, et on vanu asju ja mida kõike, aga nagu seal oli ka jälle giidiga siukene rännak ühest toast teise, eks ole, aga nagu seal igas toas oli nii palju siukseid detaile, mingisugused ajaloolisi detaile, millest oli kilomeetrite viisi rääkida ja väga huvitav oli selles suhtes. Euroopa riikide ju. Kesk-Afrika kas on ka, Käsmu mehed käinud Kesk-Afrikas. Kuidas on laevaga see Kesk-Afrikas on võimalik? Kongo jõge mööda läksid, Kongos ja Pähvli.
Sealt edasi me suundusime siis Vainupea kiriku juurde. Kirik, mis asub siis mererannas. Väga ilus kirik, väga ilusas kohas. Head isu! Aastat kindlalt kabelihoonet Vainupeal veel ei olnud. Ning jumalateenistusi peeti lageda taeva all. Kogu kevadrännaku viimane peatus Toolse linnus. Toolse linnus, mis on ankurdatud maa külge kinni tugevate metalltrossidega või kas need on nüüd trossid, mingisuguste metalljunnidega, et seinad veel püsivad koos, ütleme nii, et kauaks seda ei pruugi olla. Sealt läksime sõbralikult laiali. Ma olen teinud kohas. Eili on teises kohas, aga kohtus Aaremeedil on. Isale katsus. Merel sõidab minu poisi või musta lipu all. Silmer, kus on sinu sünnipaik, laevaga ütis mu sünnipaik. Ja järgmiseks me läksime Juminda poolsaare. Oota, Juminda poolsaar, jah? Juminda poolsaarest Ara sadamasse. Ja järgmiseks me liikusime Juminda poolsaarest. Okei, uuesti. Kui me oleksime nagu, kuna ise olen oma noorust väga palju seal, sõitsime sealt siis sõitsime Olereksis siis miks see tuleb siin? Sõitsime Olereksis siis